kus on meie ehitusinstituudi direktor? Marti on seal, palun. Tema võtab päeva kokku ja siis räägime veel. Daamid ja härrad, et kumb mikrofon see nüüd töötab, mõlemad või? Nii, märkasin ka, et kõik on juba väsinud. Päev on liginemas õhtule ja ma siin lubasin suure suuga Ennule ja Ergole, et ma teen sellise väikese kokkuvõtte, mida tegelikult üldse lihtne teha ei ole. Ja et elu liiga lihtne ei oleks, siis ma liiga otsekohaselt teile tegelikult ka ei räägiks kõikidest asjadest, et see on umbes sama asi, et keegi toob toidu kätte, eks ole, ja siis veel närib teie eest ära ka ja kõige lõpuks jääb sealt üks selline lääge pudru järgi, eks, mida siis väga meeldiv nätsutada ei ole. Aga ma siin kirjutasin suhteliselt kaootiliselt päeva jooksul enda jaoks mõningad märksõnad ülesse ja ma nüüd niimoodi kaootiliselt püüan neid ka kommenteerida, see on mulle tegelikult täiesti tavapärane olukord, sest õppejõutöö ongi selline, et kui sa oled aru saanud, et nüüd sa pead loengusse minema, siis kõigepealt püüad järgmisena aru saada, et mis ainega on tegemist ja mis rühm on, ja siis püüad aru saada, et kus siis eelmine kord pooleli jäädi. Et tuleb improviseerida. Aga kui nüüd tõsiseks minna tagasi, siis mis mulle endale tegelikult meeldis eelkõige, on see, et, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, et mida kõvem mees, seda lihtsamalt ta räägib ja eelkõige nendest põhitõdedest. Et ei ole tegelikult keeruline rääkida keerulisest asjast keeruliselt, on ju. Aga nii mõnigi termin sai ju tegelikult siin korduvalt üle korratud ekraani peal ja peaaegu kõikide ettekandjate poolt, mida me tegelikult igapäevaelus oleme hakanud kas just päris ära unustama, aga kuskile tasku sügavusse on ta küll ära vajunud. Et ma arvan, et selleks raputuseks on tegelikult õige aeg, sest siin üks päris esimesi slaide oli, ma enam tegelikult, vabandan, ei mäleta ka täpselt, kelle ettekandes see oli üks ilus kokkuvõte selle kohta, et mis on raiskamine nagu tootmissektoris tervikuna ja mis on ta ehitussektoris, mäletab keegi, mis need suhtarvud olid, tühja nendest täpsetest protsentidest, aga ehituses oli see raiskamine üle 2 korra suurem. Et eks meile seda heidetakse nagu sektorile tervikuna aeg-ajalt ette ka ja tegelikult õigesti tehakse. Me seda raiskamist ümberringi väga tihti näeme, aga tihtipeale see masinavärk on nii raskesti liikuv ja hoog on nii suur sees, et seda kuidagi pöörata enam nii lihtne ei olegi. Siis mis mulle veel meeldis märksõnana oli see, et paar korda käis läbi selline termin, et mitte, et ära tee koostööd, vaid tee päris koostööd. See on natukene eks irooniline, aga ma pärast tulen selle rööprähklemise juurde tagasi, üks selline ilus eestikeelne sõna, eks ole, on siin viimastel aastatel käibele tulnud. Et kui siin väga lihtsalt toodi üks näide, mis küll nüüd ehitusinseneril oli selline natukene nii-öelda kaudne küll, aga oli vist see pliiatsi näide, et kui tugevalt sa vajutad, eks ole, ja mis sa siis sealt tulemusena, eks ole, sellest pliiatsist või markerist saad. Et need tegelikult on ju 2 täiesti erinevat asja. Et millele tihtipeale rõhku pannakse on see, et vajutame küll seda pliiatsit ja võib-olla isegi siis nagu rõhutame teistele, et tegime, eks ole, kas ajaliselt palju või jõuga palju, aga tegelikult tulemus ei pruugi üldse teinekord see olla, mida siis tegelikult peaksime keskenduma, eks ole, sellele väljule või eesti keeles öelduna, eks ole, sellele lõppväärtusele, lõppväärtus või sihtväärtus, ükskõik mis kontekstis me seda kasutame, see on erinevatel osapooltel tihtipeale väga erinev. Tegelikult ta loomulikult niimoodi olla ei tohiks. Ma usun, et sellega kõik nõustuvad.
siis üks täiesti uitmõte, mis mulle meeldis oma sõnamängu poolest, oli see, et kui ma vaatan ingliskeelset terminit pull plan, siis siin kuskil oli ta slaidi peal niimoodi, et see esimene osa oli küll jäänud inglise keeles pull, aga plaan oli tõlgitud nii-öelda eesti keelde. Ehk siis, kui nüüd see mitte öelda pull, vaid öelda pull, siis ta on, eks ole, pullplaan ja ilma igasuguse irooniata. Et tegelikult, kui nüüd süveneda, eks ole, sellesse, mida sellega siin öelda taheti, siis kõige paremas mõttes, mina olen saarlane ja meie kandis tähendab sõna pull mitte mingisugust sellist nii-öelda tühist asja, vaid et ta on küll lõbus, aga ta on ka kihvt, eks ole, ja tal on ka mingisugune efekt. Nii et selline huvitav sõnade mäng. Siis asi, mida me loomulikult tihtipeale ära unustame, aga tahame hirmsasti kuidagi presenteerida ühel ajahetkel, mis on siis tavaliselt, kui asju ette valmistatakse, on see, et mida pikemaajalisem ja detailsem on ennustus, seda rohkem vale see on. No tegelikult ju jumalast tõsi. Kui õpetati seda kuskil põhikoolis või kuidas siis keegi, eks ole, seda endale teadvustama hakkas, aga märksõna on siin see, et muidugi me peame ju ennustama, eks ole, me ei saa ju tegutseda kaootiliselt, me peame tegema plaane, aga me peame olema võimelised neid ka korrigeerima ja õigel ajahetkel korrigeerima, mitte kartma korrigeerimist. Et see selline kuidagi eestlaslik häbi selle ees, et ma nüüd pean korrigeerima oma plaane, kas ikka päris õige on, eks. Keegi kuidagi ei taha näidata, et ta on kuskil teinud ja siis mingi, mitte möödapaneku, aga ütleme otse välja, eks ole, mingi möödapaneku. Et see pole ju kaugeltki niimoodi, et korrigeerimine on ikkagi märksõna ja kui ta õigel ajahetkel ära teha, siis see tegelikult kuskil viga nii-öelda rahas ei pruugi üldse avalduda. Nii, siis veel ma üldse pikalt enam ei räägi, paar sõna veel, et loomulikult, mis puudutab nüüd seda taktidesse jaotamist, siis igaüks saab aru sellest, et kõik see baseerub süsteemil ja korral ja kõik etapid tuleb läbida. Nii et täitsa korra valjusti mõtlen, et mida ma tegelikult teile öelda tahan, sest et mul nagu peas on ta olemas, aga redelil, eks ole, mitu pulka vahele jätta, ükskõik liigud see üles või alla, reeglina lõpeb mingisuguse uperkuudiga. Et minule kangastus tehnika inimesena, kuna mul üks väga suur hobi on võidusõit ja mootorrattade tehnika tervikuna, siis tegelikult minul hakkas peas käima 4-taktilise mootori nii-öelda selline visualiseering. Et üldse mitte halvas mõttes, sest et kokkuvõttes on sellist standardiseerimist võimalik ka teha nii, nagu Põhja-Korea sõjaväes tehakse, et kõik mehed pannakse rivvis, käib üks giljotiin ja kõik tehakse ühepikkuseks. Aga kui enne, eks ole, need vennad jaotada tegelikult õiges järjekorras nii-öelda, et see pikkus ei ole mitte niimoodi kaootiline graafik, eks ole, vaid et ta on siis ühtlaselt kasvav või ühtlaselt kahanev, siis tegelikult me sobitame väga oskuslikult kõik need mehed õigetele kohtadele. Ja ma nüüd vabandan muidugi nende ees, kellel see 4-taktilise mootori siseelu visualiseering nagu niimoodi hingelähedane ei ole ja nad seda ei tea, aga need, kes teavad, ehk nad nagu mõistavad, mida ma öelda tahan, et on teatud taktid, kuskilt tuleb, mingil ajahetkel tuleb gaas sisse, mingil hetkel surutakse kokku, toimub süütamine, plahvatus, surumine ja kõige lõpuks kogu süsteemi puhastamine, eks ole. Nii et kui me saaksime ka, ja see rutiin ei pea olema üldse ebameeldiv ja pikk, see rutiin võib olla sisse töötanud, nii et me enam ise ei panegi seda tähele. Et kui sellise rutiini saaks kuidagi, ükskõik kas see on projekteerimise protsess või ehitamise protsess, ma räägin nagu tervikuna, kui selle rutiini saaks kuidagi tööle, siis me ise seda enam nagu tähele ei panegi, et mingid asjad loksuvad ise paika ja ei peagi nagu kontrollima, kas on tehtud või ei ole tehtud, sest kui eelmist etappi tehtud ei ole, siis järgmist ka ju olla ei saa. Et jah, mul need märksõnad said praegu otsa ja ma nüüd tegelikult rääkisin isegi veidi pikemalt, kui ma esialgu planeerisin. Et Enn või
vist võtab nüüd, eks ole, veel kokku korraldajate poolt tänase päeva ka. Mina tänan teid omalt poolt tähelepanu eest ja selle eest, et te leidsite tee siia. Ja oota veel siiski, enne kui sa sõna võtad, ma olen korduvalt ja mitu korda tsiteerinud, vist oli Riho Oras, ütles ükskord sellised kihtid sõnad, ma olen mitu korda tegelikult öelnud, vabandan enda ees, kui ma ennast kordan, et kui selliselt ürituselt saadakse teada üks asi, mis on täiesti uus ja mida varasemalt ei teadnud, ja lisaks saadakse veel 2 teadmist, mida enne teati, aga lihtsalt oli ära unustatud, siis on tegelikult üritus läinud täie ette. Nii et minu jaoks on see üks väga hea kriteerium mõõdupuu ja ma väga loodan, et teil see kriteerium täna töötas. Nii et nüüd ma küll ületasin juba, eks ole, ajapiiri ka. Enn, aga tänan teid ja Enn, sina ütled lõpusõna. Ega mul ei ole midagi muud lisada, kui et ma ka austan head rutiini. Järgmine 10. kaasaegsete ehitusmeetodide konverents toimub Tallinna Tehnikaülikooli katuse all 2018. aasta hilissügisel. Eest veab seda endiselt Eesti timmitud ehituse tugirühm, kes on täna tugevam kui kunagi varem, sest meiega on liitunud uusi ja agaraid insenere. Enne aga, kui ma teid koduteele saadan, kordan. Lähimate päevade jooksul kõik need inimesed, kes on jätnud meile oma e-aadressi, saavad ka elektroonselt täiendkoolituse punktid. Kui keegi veel seda jätnud ei ole ja tahate ka seda saada, siis saatke kas minu e-aadressile n@tktk.ee või siis Ergo aadressile ergo.pikas@gmail.com e-kiri ja me saadame teile need paberid. Tudengid on seda asja korraldanud läbi ülikoolide. Ma arvan, et me saadame Eesti Maaülikoolile ühe allkirjadega kirja, ise jaotate Tartumail. Ennekõike teile, tartlased, soovime head kodutööd. Ärge libastuge, ärge kiirustage. Aga Tallinna inimestele kohtumiseni ja kui teil on mingit abi vaja meie poolt oma ettevõtetes arengu kiirendamiseks, nii nagu ütleb minu hea kolleeg, ehituses ei ole revolutsiooni, vaid on evolutsioon, autor teile hästi tuntav Aivar Alt, siis soovin head koduteed ja taas kohtumiseni.